catch me howling at the moon. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it, many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Will you find me? Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun siin värava esimeses südimises läksid siis Roosa Panter 1 juhtima Krisli vastu. Ja minuga on siin täna Mari-Liis Kumm. Tervist! Tere ka minu poolt! Et Mari-Liisi nime olen ma siis öelnud korduvalt ka eetrisse, et tema on me tegelikult mõlema Roosa Panteri arst ja Roosa Panter 2 kapten. Et tegelikult ütleme see alguses siis väikse kurva uudise ka ära, et paljuski kindlasti tingitud siis eelmise nädala Esteri vigastusest tuli teie poolt täna selline kurb uudis, et Roosa Panter 2 on sunnitud meistriliiga pooleli jätma. Nii on, kahjuks jah, et ei ole soosinud rinneid ja tegelikult meil on meeskonnas on palju vigastusi ja tegelikult hoki on võistkonnaala ja vajab niisugust kriitilist arvu mängijaid siiski, et ma kusjuures olen endiselt ja selle tõttu meil selline kurb uudis ka tõesti on. Ma kusjuures endiselt olen seda meelt, et tegelikult see oli hea projekt, et te tulite kahe võistkonnaga, sellepärast et Roosa Panter 1 seal on ma ei ole siin nüüd kokku lugenud, eks ju, väga palju tublisid mängijaid ja on selgelt näha, et minnakse ikkagi meistritiitli peale, mis tähendab automaatselt seda, et kui tuleb palju uusi mängijaid klubisse, siis tahes-tahtmata neile jääb ainult kolmas viisik, kes saab niisamagi vähem mänguaega. Nii et kahju jah, et see nüüd niimoodi pooleli pidi jääma, aga ma ütleks, et ma tõesti kiidan seda algatust. Aga ärme jah. Ei pea nugrutsema jääma, et eks me mängime edasi ja tegelikult me ise oleme selles mõttes, me oleme saanud väga palju kogemusi ja
noored on saanud seda võistluse maiku ja ma arvan, et Kaireleet nüüd nurgas vahepeal Tšupsmanile, oli ka Tamberg ootamas. väga ilusti positsioneeritud. Otsivad väravat ja 1-0 siis eduseis Tšupsman. Kaireleet jälle proovitakse sinna värav ette. Jah, et me vahepeal oleme siis ja me räägime tuleme mängu juurde, kui midagi huvitavat juhtub. Kristin Lauk siis viskas Viljandis mängus Suurete vastu, see on minu isiklik arvamus, väga ilus värav, et praegu ta läks ka otse peale viskama, ma ei tea, kas sa seda nägid, ei juhtunud nägema. Oli siis olukord, et samamoodi üksi läks, tegelikult ei päris üksi. Ilus viskeb ette, et hakkas nagu viskama, sellega naelutas nagu väravahi kinni ja siis mängis mööda. Et tõesti ilus värav, et ma olen varem ka öelnud, et praegu nüüd see esimene värav tuli siin sudimisest, aga tegelikult me näeme väga palju, väga erinevaid väravaid. Väga ilusaid väravaid, just. Kotkas keskel. Et Kristin Lauk on väga osav mängija nii ründes kui kaitses ja ta tegelikult väga niimoodi taktikaliselt ilusti liigub alati sinna õigetele positsioonidele. Nii, ja Roosa Panter 1 läheb. Ilus see, et Kirke Kullale. Ja uuesti. Pealevise püüab Salamatina. Varasemalt selles ülekannet oleme ütelnud ka, et selles mõttes Kristi on vägagi omanäoline võistkond. Et nad on küll lühikese pingiga täna 8 tulnud, me praegu ei ole jõudnud siin nimest ette lugeda, aga see mängueelne aeg jäi lühikeseks, aga nende mäng siis algabki nii väravast ja kaitsest, et kõigepealt on see Salamatina ees, järgmine on kohe Kristin Lauk, kes on ka nende punktiliider. Nii et ja nad on saavutanud sellise, kuidas öelda, võistkondlikus energia sellega. Ja nad on väga stabiilsed, nad tõesti mängivad väga ilusat mängu. Salamatina pani üks kinni, et tegelikult, kui me tulime siin korra nüüd selle juurde tagasi, et tänane uudis oli siis, mida Mari-Liis teadis ilmselt varem natukene, aga see ei ole oluline, et Roosa Panter 2 pidi loobuma liigast. Aga tegelikult juba praeguseks hetkeks said sõlmitud esimesed kokkulepped siin tribüünil. Et teha sõprusmäng sellise võistkonnaga nagu Pärnu, neil ei olegi nime. Meeskonna nimi on Pärnu Piraadid, aga ütles siin nende treener, kes siin seisab ka meie juures, Rivo Rehe, et tegelikult nad on veel nime välja, ei ole valinud. Ma saatsin ka oma ettepaneku neile, võib-olla ma pärast ütlen välja. Mereröövid ütleb, et sobiks neile, ma arvan, väga hästi. Sobiks, kui on juba Piraadid olemas, siis. Jah, aga ühesõnaga... Ja nüüd on natukene segadus seal Roosa Panter 1 väraval, aga saab Roosa Panter 1 uuesti rünnaku ülesse. Ma nüüd korraks veel tulen selle teema, et ära lõpetada, siis teise pikema pausi ajal on meil illustreeriv materjal, meil on video olemas. Pärnu, siis ütleme, Piraatide naiskonna trennist, nii et teise pika pausi ajal saad seda näha. Nii. Vahepeal on siis 6,5 minutit mängitud seda mängu esimest kolmandikku, seis 0. Roosa Panter surub ikkagi rohkem, kuigi ega see on tegelikult ka Kristi, nagu me ütlesime, et nad on kaitsest lähtuv võistkond ja mida me nägime ka Viljandi vastu, siis tegelikult nemad just kaarestavad peale, mis Salamatina ilusti padjaga püüab Limberg oli see mööda nüüd viskas, et nende siis nii-öelda trump ja vastastele siis, mida vastased peavad jälgima, on just nimelt need kiired vasturünnakud. Et nad kahtlemata on siin anti meile märku, et natukene vist on ülekannet meil telefonid seganud, panime korraks kõrvale. Kui Roosa Panteris on, ütleme, seda mängijate kvaliteeti on tegelikult rohkem ja kogemust, siis jah, Kristi, ma ütleks, kasutab kõik kaardid ja trumbid ära, mis neil on. Ja palun väga, Mari Rull. Et väga ohtlik siin sinise peal nüüd kaotus. Nii, aga Roosa Panter ei jääb Rittertsooni. Neerol nüüd ei õnnestunud seda puhtaks lükata lihtsalt. Nüüd Kristi õnneks oli ka see, et Roosa Panteri ründaja seis
saanud hooga minna otse värava peale. Aga otsivad jälle kohta. Et otsitakse seda söödumängu, aga Kahtlemata on Jah, Roosa Panter selles osavam. Ja nagu oleme varem ka maininud, siis Tartu on hakanud järjest rohkem söötma. Eriti siis meil seal esimene rindekolmik. Kristin Mahla ja siis kes seal parasjagu kolmas on. et ega need väravad tulevad peale visetast, eks neid tuleb teha. Ka kogu aeg. Ja pealevise, ega jalgpalli ei sobi niimoodi, et ega esimene pealevise ei peagi olema kohe niimoodi, et üritab lõppu saada. Kui sa ikka kaugelt viskad ja tuleb sinna rebound, padjaga lükkab väravast sinna padjaga, sellega ei olegi võimalik püüda. Paned sinna ette ja see põrkab. Ja siis on See ei väravat seda. ründemäng, et käsi see. Nii, nüüd Kristel Lauk oli see, kes läks istuma, et ei näinud Esimene ülekaal siis Roosale Pantrile. Jah, ja nüüd siis ülekaalade puhul, mis on oluline, et tuleb need sööduliinid üles võtta ja sundida vastane kaitsma. Mis on nüüd... Ja liigutada need positsioonid ära, et see ruut sealt eest lagunema panna. Mis nüüd Grizzlyle on, ütleme halb, on tegelikult see, et läks ära nende parim mängija ja kaitsja. Et kindlasti on tal sealt pingit raske seda vaadata, aga praegu tublilt peavad vastu, midagi ei ole öelda. Ärmand saab nüüd värava taga, lükkab ära siit, kes meil tuleb, Roosileht üritab hoida nurka kinni, nii kaugemalt, boardis võitlus. Ilus ja Kirke-Kulla nii-öelda ühe puutega vise siin Reine Kotkase söödust. Aga ei lasta väga seal Roosal Pantril seda söödumängu üles võtta. Jah, tundub, nad on tsoonis, nad just nagu lipp on enda käes. Hetkel küll on kõik seal värava taga, et... No see on Grizzlyle praegu hea, et hoida seal värava taga, sealt ju otsest ohtu ei ole. Kaareste otsib, ei anna kaitsele ka, et sina käid ka ju nendega, ka ühistrennid on teil. Jaa. Me oleme üks võistkond ja... Op, ilus. Ja õlaga tõrjus Salamaatina, et Salamaatinale just need kõrged litrid, ta on ju väikest kasvu. Võivad olla kõige ohtlikumad. Ja ta on väga liikuv, et ta tõesti on, nagu praegu ka nägite, et me eelmises ülekandes ütlesin, et nagu lihtsalt ketsid jalast ja lüppaks ringi, Et selline jää on küll libe ja uisk on all, aga tegelikult selline padja peal libistamine, olen ise seda proovinud, ei ole lihtne, selle peab omandama ikkagi. Ja need, kes on, ütleme, väravavahid, neil ka läheb tükk aega enne, kui nad selle selgeks saavad. Aga see on väga, väga kerge niimoodi, et vaatad, et tükka mulje jääb, et paned selle varusse selga ja juba oskadki, jah. Võib-olla ma praegu vaatama, et kui on ülekaal ja Kaaresse tuli. Ja ülekaal lõppes. Need on kergesi. Kohe lauk kihte ja nende platsi pool puhas. Et kui palju siis laugi mängu tuleb? Vist läks isegi tõrjekirja, ma arvan. Ma arvan küll. Kui palju siis laugi mängu tuleb nagu aitas neid? Tukspan siit annab söödu, Tamberg, aga tuleb pikk litta. Nii, mäng viiakse tagasi. Roosa Panter tsooni. Roosa Panter, jah, siin pika litri puhul vahetada ei tohi, me siin... Mul on kombeks siin natuke korrastada üle neid baasreegleid, sellepärast et olen saanud... Jah, kes vaatavad esimest korda, nendel on ka oluline. Ja oi, kui ilus! Ilusti positsioneeritud. Hiilaks teeb Kaire juba mitu sekundit seal ootas, aga ju siis ei saanud Šupfon sellele heale söödule, aga lõpuks ta läbi läks. Proovib värav ette, jah, padi ees. Salamaatin on väga osav, midagi ei ole öelda. Ma siin olen võrdnud seda täitsa Schülega, et liikuvuselt ja tehniliselt vähemalt sama. Tema katvus on väiksem, olen öelnud, väravast. See on natuke miinus, kui Teleniga võrrelda. Telenil on ka kogemusi kõvasti rohkem, et Sofia on ju ka veel väga noor. Hästi, panid tähele, ei lasknud jälle värav ette tulla litrile. Lauk. Mängin mööda.
tagant kätt. Et need on ohtlikud, need kiired vasturünnakud siit. Enne jah, mõte jäi natuke poolikuks, et räägin niisugused lihtsamaid reegleid ise lahti, sellepärast jah, et tegelikult vaatajad, sugulased, tuttavad, sõbrad, isegi noormängijad, kes on alles alustanud, et sellist mina ei tea, millest keil on, aga ma arvan, et meil ei ole päris sellist ka teoreetilist reeglite treeningut trennis. Või on? Et eks me üritame neid siiski aeg-ajalt õpetada, et mis need baasreeglid on ka jalgajatel, aga ja eriti kui nii, niisugused probleemid mikrofonidega. Jah, nüüd natukene meil siin mikrofone sätiti, et me ise oma häält ei kuule eetrist. Võisus oli midagi, aga üritavad ise. Blokkeriga kepi vastu keppi läks see tõrje. Peale viskas. Täna siis me ei jõudnudki nüüd jah, meil oli siin sagimist alguses, et kes meil Roosa Pantri poolt on üldse puudujaid või ei olegi? Täna on meil puudujaid ka, aga täna platsil on siis väravas on Telensüüle, siis ründes Kirkekulla, Diana Kaareste ja nüüd on ohtlik olukord. Jah, oli ohtlik olukord siin. Ja Reine Kotas ja siis Kaire Leet, Kadri Reitalu, Svetlana Suksman ja Jaana Tamberg ja kaitses siis Evelin Roosileht, Teele Reede, Meelika Lindberg ja Margit Rand. Siin vahepeal jah, siis oleks Kristi jaoks õnnetult põrkas keres värava ette, aga jällegi Salamaatine osavus päästis ja viimasel hetkel sai ette 1,5 minutit esimest kolmandikku mängida. Vastus päris kiiresti on aeg läinud. Jah. Suksmanid sööt väravat ja nüüd see tegelikult Kaire-sugusele mängijale tegelikult oleks saanud püütav. Aga noh, lühike sööt, lühikesed distantsid. Jäälibe ja Litter on väga kiire ja... Kes siit Koger hakkas tõusma. Nii. Ilus sööt. Ja kadus. Vahepeal siin oli tasakaalu vaatamas Mari Rull, et Ärmand otsib. Nüüd oli õnnetus sööt. Keskele täpselt Kairele, et Kulla avaneb teisele poole. Kaire on ilusa sellise tõsta söödu. Nii-öelda lendava taldriku, aga sai kaitse kepi vahele. Siin on tegelikult mäng on nüüd täiesti ühe poole peal suhteliselt käinud, et üksikud nüüd vasturünnakud, mis tulevad. Aga noh... Aga kaitse on siiski paigas. Nad on jah. Nii. Alt võeti kinni. Salamaatine jah. Salamaatine hästi palju, kuna ta on selline noor tütarlaps ja siis ütleme, kui on mees väravaid, siis nad panevad niisuguse jõuliselt käe peale, aga Salamaatinal on see, et ta hüppab sinna üleni peale vitma, mis on täiesti lubatud. Aga selline tehnika, et kinni võtta, et mitte midagi jätta juhuse oleks. Natuke üle minuti on esimese lühikese pausini seis 1-0 Roosa Pantri kasuks siis. Roosa Pantri puhul me peame ka ära mainima kindlasti, et nende väravate vahe on 51-1. See 1 tähistab siis seda, et Telensüüle selja taha on visatud Roosa Pantri üks värav. Siin oleme ka öelnud, et tihti võib juhtuda väravahtidega see, et kui on näiteks nõrgem vastane, väravaht seisab ja mängu käigus siis tuleb üksikud vasturünnakud, et siis ta ei ole selleks mängus sees hetkeks valmis. Süüle puhul me ei ole mitte kunagi seda näinud. Ta on alati valmis. Ta on alati valmis, et eks see on tema jaoks täiesti harjumuspärane olukord ka muidugi. Just. Et ta on tõesti alati valmis, ta on ka trennis alati valmis, et see on vastu on väga raske mängida. Jah, ta käib lisaks teetrennidele, ma tean, et ta mängib isegi meeste harrastusliigas väravas kaasa ja mitte sugugi kõige nõrgemal tasemel tal. Ja ma ütleks, et ta on oma liigas, ta on isegi oma võistkonnas esiväravaht näiteks. Et täiesti arvestatav ja noh, ega lõpuks peabki, sest kui
kui sa oled enda mänge leidma kuskilt mujalt. Just, sest muidu jääb seda kogemust väheks, et ja meestemängud on kiiremad ja jõulisemad, et see on väga hea koht ka, kus harjutada, et ka naistel tegelikult meeste vastu selliseid sõpruskohtumisi ja mänge teha, et on ka alati väga hea kogemus. Loen kiirelt üles siis ka Kristi koosseisu, et väravas Sofia Salamatina, kaitses Emilia Koger 8, number 44 Kristi Leero, 89 Kristi Lauk, ründes 6 Kadi Ross, 21 Mari-Li Järmand, vabandan tema ees, eelmisele ülekandus ütles kogu Mari-Li Järmand, 32 Susanna Perezina, 35 Mari Rull, 77 Lovisa Lees, treener täna Anton Freiman ja mida siis tahaks öelda, et täna kahjuks puudub number 59 Amalia Keller, ka neil tubli väravaviskaja, et saadan talle tervisi, saa terveks. Kahjuks on jah viiruste hooaeg ka, et need pingid võivad ka seetõttu lühemad olla. Jah, et ega Kristi pink, ega tegelikult ei ole üldse pikk ja tegelikult ega Roosa Pantril, siit tuleb pikk Twitter ilmselt, et ega Roosa Pantril ka tegelikult väga pikk pink ei ole, et 2 naiskonna peale on. Aga nüüd, kui ta pooleks tehti, siis ma algusest peale ütlesin, et tegelikult see oli risk, ilma et ma oleks konsulteerinud nendega, aga ma endiselt tervitan, et mindi selle peale välja. Sellepärast, et ma olen ka sellest kindel, et ega tegelikult teie esimängijad on praegu väga heas vormis ja sellel hooajal on kõik alla meistritiitli kindlasti läbikukkumine. Absoluutselt. Ja siis sellistel hetkedel võivad tekkida sellised rumalad dilemmad, et lati alla, rang kaugel ise. Margit Rand. No sellised väravaid, on tulnud ikkagi ka naisteliigas kaugviskeid, aga tavaliselt nad kipuvad siis ronima kaitsjate vahelt igalt poolt sisse, aga see oli kohe laksuga vastu latti. See oli uhkelt. Jah. Et on tegelikult mõlemad naiskonnad siin mänguks valmis, see on näha. Jäingi täiesti sõnatuks vahepeal. Et minut on siis teist kolmandikku mängitud vahepeal, seis 2-0. Tegelikult esimesel kolmandikul oli ka suhteliselt kiire värav. Küll mitte nüüd päris esimesel minutil, aga kas oli 2 ja natuke peale mängitud, jah. Kas sa naiste olümpiaokit ka jälgid praegu? Jälgin, ma kahjuks ei ole saanud kõike mänge vaadata, aga jälgin ikka. Seal on jah nüüd poolfinaalid ees, et ega Kanada ja USA on mõlemad väga hea soos. Kanada on küll USA't võitnud, aga tundub, et nad on mõlemad minemas finaali. Et kes otsige siis üles, kus neid mänge näidatakse, vaadata, et väga kiired mängud. Aga tuleme nüüd tagasi siis Hiinast Eestisse jälle. Et ka siin on kiirust ja nüüd on... Tundus, et siuke ehmatus rohkem kokku põrga. Kaerel, et läks, ei saanudki aru, kas peale viskama või sööduks oleks see kõrge olnud ikka. Ma tunnen, läks natukene kaugele. Võib-olla üritas, ega tegelikult vastu väravasti visata, sealt võib kasutusse minna. On nähtud, et põrkab niimoodi, et kuidagi padja taha valesti ja ega väravaid ei olegi midagi teha, kui ta isegi positsioneerib õigesti neid tõrjesin. Kõige ilusam põrkav värav oli Edith Pärniku pool eelmisel hooajal, kui selja tagant põrkas väravasse Litter. Kulla vaatab, otsib söötu pilguga, tuleb Kaereleedile väravast läbi. Et tegelikult seal, mõlemad tegid hästi. Kaereleed ootas, Kirke Kulla söötis, suurepärane tõrje jälle, Salamatin on. Et oleks seal koostöö olnud parem, siis oleks seal õige värav ette olnud ja siis oleks juba olnud ohtlik. See oli ohtlik positsioon, jah. Et tegelikult ongi, et igast sellisest momendist ei järgne väravat. Aga väga ilus on vaadata, kuidas nad tekivad. Väga ilus on vaadata ka sellist söödumängu ja nende
nad loevad üksteist väga, väga ilusti, et seda on täpselt. Ai, siin kes üritas kõrgelt kepiga võtta, et tegelikult üle õla ikkagi ei tohi võtta, et seal on see asi, et kui sa saad selle kepiga pihta, siis see tähendab seda, et tuleb vile automaatselt ja viiakse see litter vahti viskele, et selle pole nagu mõtet tegelikult. Käega võid võtta ja siis ka ainult endale ette mängida. Just. Et siin loeti, et oli puude nüüd. Tuleb pikk litter. Ei tule, et oli seal kas Dianavaarest kepi puude, et pikk litter jah on siis enne punast joont visat litter, mis läheb üle väravavahi siis joone. Et väravavahi joone all ma mõtlen seda tervet pikka joont, ühest boordist teise, mitte ainult, mis on väravavahi selja taga. Jälle otsitakse. Roosileht üritab ka nüüd. Ja tsoonist väljas. Koger võttis sealt eest kinni, et oli jah selline suhteliselt lihtne litter, mis tuli mööda jääd, mitte kõige suurema jõuga. Mööda boordi mängitakse nüüd. Tuhk on neerama sai vahepeal kätte. Aga nüüd vaikselt liiguks mäng natukene ülesse poole. Jah, et kui enne oli mäng vasakul, aga ei, tegelikult ikkagi Roosa Panter on rohkem siin domineerinud. Surunud rohkem kindlasti, aga Kairele, et Kaire on ka väga tugeva tagant viskega. Ja on väga ohtlikud ja väga täpse viskega on ta kusjuures. Kas tema nii-öelda väravavahi karjäär on nüüd üldse läbi või mina näiteks seda põhjust ei tea, miks ta enam väravasi käigas? On küllastus või on tal mingid... Ma täpselt ei oska ka öelda, et aga jah, ei ole ta väravas väga pikalt olnud. Aga sellest on ta täiesti asendamatu platsimängija ükskõik millises positsioonis, et nii kaitses kui ründes. Kinni hoidmise eest Stamberg sai nüüd 2 minutit. Jah, et nüüd ülekaal Kristidele. Roosa Panter 1 on tegelikult üks väravavaht. Tegelikult ma mõtlen, et kui siin on viirus kõiki külastanud, siis tegelikult Roosa Panter 1 on suhteliselt terve püsinud, aga kes siis võiks olla see teine värava? Et niimoodi nime järgi ütleks Kairele ette, aga see spekulatsioon, ega sa ei tea kõike ka välja ütlema, kui sa midagi tead või ei tea. Aga okei, mängu juurde jälle. Just, ei tea. Ma ei proovis, et väga saladus mingi nii välja pressida. Nüüd see litter ei lähe pikaks, sest Roosa Panter mängib vähemust. Ja näha on nüüd siin, kes meil nüüd on, jah, hoiab küll... Ei, hoiab kinni. Ei saa mäng... Ilus tegelikult keskele mängimine. Et oli seal Kadi Ross, ka noor mängija. Lauk juba hakkab taganema. Et ja hoki puhul siis ütleme küll, et Lauk võiks osa mängija, et siis võib jääda mulje, et miks ta eest ära läheb, aga tegelikult kui sa liigud kaitsema ründele vastu ja ründasest mööda saab, siis on puuduvad täiesti igasugused šansid. See enam ei jõua talle järele. Et sa peadki taganema, et hood oleks vähemalt natukenegi võrdsed. Üritad Kulla nüüd siit väga ilusti söötu Kaarestele. Ka väga kokku mänginud paar. Et ei jää küll praegu muljet, et tegemist on siiski praegu Kristide ülekaaluga. Jah, et nad on küll, ja siin soori viga, nad on küll viibinud seal rohkem Roosa Panteri tsoonis kui varasemast, aga jah, nad ei saa seda lihtvat kontrolli alla. Ei saa kuidagi seda mängu üles võetud, et 32 siin näete, kus on nad reesima. Ka üks siis ilmselt hiljuti alustanud mängija Kristides. Et tegelikult väga paljudel klubidel on tulnud seda järelkasvu. Nüüd Viljandi kohta ei ole palju kuulnud, aga Viljandi on siis paaril eelmisel hooajal olnud see, kes on nii-öelda uusi mängijaid kasvatanud, kes nüüd on hakanud ka tulemust tooma. Ja seda on väga vahva näha, et tõesti nad on see hooaeg eriti hoos. Ja nüüd tuleb Lauk. No siin, Siilel siin. See oli lihtne. Kohe mitu pealeviset tuli siit kirja. Aga sellised väravaes susimised on ohtlikud, et
et see litter võib pudeneda valesse kohta. Ongi jah, esimene värav nii tuligi tegelikult, et esimene Roosapanteri värav, et siin Kristil on arve veel avamata. Marirull. Koger nüüd korjab kaitsest litri. Siin jah, teisel kolmandikul siis see vahetuspink on kaugel, et peab olema vägagi ettevaatlik. Ja näete, Noiro, need on nüüd need hetked, mida peavad siis antud juhul ja kohe vastu Kaarest olukord. Pealevises Ülle. Liter kinni, et siin tegelikult, kuna vahetatakse nii-öelda vastaspoolele kaugemale enda pingist, siis tegelikult praegu Roosapanteri kaitse ei pannud tähele, et Neero tuli sealt vahetuspingit välja ja Kristi oli neljakesi, et tegelikult siit... See oleks olnud väga ohtlik olukord. Jaa, et väga-väga ohtlik moment, et aga noh, sa pead seda nägema ja tegelikult see annab ka lõpuks juurde, kui isegi tuleb selline värav, see on tegelikult ju põnev vaadata. Et selliseid asju, ma ei mäleta, et siin hooaegade jooksul praegu me oleks viimase paari näinud, aga jälle tuleb karistus, läheb süüle minema. Nii, ja nüüd ollakse ilma väravahita kuuekesi plätsil. Et selle nimi on siis edasi lükatud karistus. Et nii kaua, kui Krisli nüüd litrit ei saa ja sai, et nii kaua lastakse mängida, kui siis patustanud naiskond saab litri omale. Ja siis, kuna nii kaua lastakse mängida, siis ei ole ka ju entud juhul Roosapanteri ühel väravahtu vaja, sest nii pea, kui Kristi saab litri, siis ülistatakse kinni. Et see on selline hokkis tegelikult väga tavapärane olukord. Ja see on tegelikult väga ohtlik olukord, kui kuus mängijat saab rünnata, et... Ja tegelikult sellest olukorrast ma isegi olen näinud väravaid tühja väravasse. On olnud väga lihtne olukord, kui väravat läks minema. See oli mingis meeste mängus. No, neid on kindlasti ka mujal palju. Ja siis see, kes väravai välja võttis, söötis nii õnnetult tagasi, et tema teine kaitse tõusis ja Lister, nad ei jõudnud enam punkti järele. Juhtub. Aga jällegi, see on kõik mängu osa. Et väga ilus selle. See oli väga ilus. No nii. Et seal antud juhul ma vaatasin et Salamatin oli pikali ja siis Roosapanteri üritab muidugi sealt väravat saada, aga tegelikult samal hetkel üritavad ka Kristid lükata selle litri vaikselt sinna väravai alla, et vilistatakse kinni. Ja üritatakse lükata ära ka vastase mängijaid. Jah, just. Et tegelikult seal ees ma olen ütlenud ka, mida mina olen ka treeneritelt õppinud, mitte ise välja mõelnud. Ega seal ees ei peagi alati mängima litrit. Seal enamasti tulebki mängijat. Seal tuleb eraldada liter vastasmängijast lihtsalt. Just. Ja litrit mängib siis väravahel. Just. Kuigi ei muidugi, see ei ole selles mõttes. On ka olukordi loomulikult, kui seal on ikkagi liter on väravajoonel lahti, et sa pead selle ära lööma, siis sa ei... Aga jah, siin... Salamatinast seekord jälle mööda ei mängitud. Ülekaal on järel 1.25, et siis istuma läks Kadi Ross. Et täna on väga kiire mäng. On, väga ilus on vaadata tegelikult. Et jah, enne ülekande alguseks. Nii. Nüüd Reine Kotkal ebaõnnestus selgelt, jah, ei saanud kätte. Tegi seal isegi viskeliigutus, aga ei olnud labas liter. Koger, Kotas uuesti. Üritab mööda mängida. Siin on nüüd ridamisi, ma nimetaks seda doomino kukkumiseks, et jälle Salamatina suutis selle olukorra likvideerida. Kulla otsib, keerutab. Ja nad saavad liikuma siin seda Krististe kaitset. Kusjuures ma olen tähele pannud, et jääb mulje, et Kristi nagu oma väikse kooslusega ei väsigi, et ma ei tea, on tõesti tunne. Nii suurepärases vormis on siis. Neil on mingid salareservid. Ei tea, aga veel kord ma ütlen, et tegelikult ega neil on ka vähem kogenud mängijaid ja paremas vormis mängijaid, et nagu ma enne ütlesin, nad suudavad nagu nii-öelda vaatame ära. Ja ilus kaitse praegu Kristi Laul. Suudavad neid oma kaarte õigesti mängida. Et ega igas kaardipaks on seal ässad ja trumbid, aga on kahed ka olemas, kes ilusti mängida. Aga see tasakaalustada see võistkond panna ühtlaselt mängima. Kohe saab Ross välja. Jälle üks võimalik ohtlik olukord, et kui siit oleks samamoodi tulnud, oleks ja nüüd värava eest saab Salamatina kinni.
et samalaadne olukord, et tegelikult kui siin oleks sellel hetkel saanud püsti selle litri kätte ja tuleb karistusboksist tuleb mängija välja ja selliseid väravaid on ka nähtud, mitte küll siin meie, saab otse pika söödu ja tegelikult, mis nüüd ma ei kuulnud nüüd Helen Schület seda tegemas, aga mida teevad väravaid, selle puhul nad hakkavad 10 sekundit enne karistuse lõppu hakkavad koputama. Aga tegelikult siin on ka väga lihtne põhjus, miks Helen seda ei teinud. Tabloo on tema selja taga nimelt. Jah, ta ei näe seda. Aga nüüd Reede. Korraks, ma ei saanudki aru, kas ei tulnud tsoonist välja, aga Suhman võtab ise. Proovib seal ja väraves on suhteliselt kaitse peal. Kaireleet läheb värav ette. Suhman keerutab. Otsib. Suhman siis varasemast oleme ütlenud on Helen Schüle ema. Ja Roosa Võnter 2 treener. Jah. Otsis värav ette, aga ega seal head positsiooni tegelikult ei olnud, et pidi Kaireleetrist ringi keerama, et seda litrit saada kätte üldse. Tamberg korraks jalgadest kaotas. Need jalgadest litrid on, neid ei näe. Ei näegi, jah. Ja veel vähem näevad neid väravaid, kui seal all on. Just. Väravaid ja kõik õpetavadki, et kaitsemängija peab kohe häält tegema. Nii-öelda, ütleme, et kommenteerima, kus see liter on. Kohe saab 11 minutit mängitud ja pika pausile on 4 minutit jäänud. Neero nüüd jah, oligi see olukord, kui ei saanud kaaresta kätte. Et oligi see olukord, kus tegelikult kaitse peab hakkama juba varakult taganema, et tekkis 2-0 olukord siis väravavahi vastu. Ja siin oli nüüd õnne, et see sööt läks natuke kaugele Diana Kaarestast. Et ei oska öelda, muidugi Salamatin oleks võinud selle vabalt tõrjuda, aga siiski, ei tohi lasta sellist veel tekkida, kui siis kaitse poole pealt vaadata. Koger üritab siin boardi kaudu. Siin Aivar Sikk, Roosapantri peatreener, andis nõu aita oma mängijale, kes tõuseb Lovisale ees. Ei saanud. Aga ei lasta. Ja, oli seal 2 mängija ja Roosapantri vahet läbi saamas. Nii, õnnestub Kadi Rossini toimetada ritter Mari Rullil. Mööda boardi ei olnud jah siin nüüd. Aga nüüd on ohtlik minek. Nüüd oli vastupidi olukord. Kes saab veel vahel, tuli Tsupsman ja nüüd Diana Kaareste. Üritas mängida vist patjade vahelt tundus niimoodi kerge kõksuga. Aga jäi natukene väravavahile. Väravaht on liikumises, siis sellel hetkel, kui ta liigub, siis ta tõstab seal tekib auk. Ja siis ta peab olema kepiga valmis seda püüdma. Aga Diana Kaareste väga kogenud mängina teab neid kõiki olukordi, kust teed mööda saata. Need suutis Mari Rull takistada nüüd seda viset. Neero nurgas, Tamberg võitlevad, Härmand seal, Tsukman näeb, Leet on ees. Ja siuke õnnetu sööt tuli värava alumisest põrkest, siis selle kaare põrkest. Ilusti otsitakse. Nüüd tuli laugi jalast selline põrge, aga nägid jälle, Salamatin on valmis. Sirutab spagaat, sirutab jala välja ja olemas. Tegelikult jah, siin üldse on väravaid paremaks läinud. Ma ei tea, kus sa oled ise ka märganud ja ma usun, et sa oled ka meie ülekandeid vaadanud. Näiteks teie omavaheline mäng, Roosapanter 1 ja 2, Suuderilt suurepärane mäng. Jaa, absoluutselt. Ja tema on üks selline mängija, kes nagu ma ütlesin ka varem, on võitnud sellest 2 Roosapantri projektist. Ma arvan, et me kõik oleme tegelikult võitnud sellest, et ma tahtsin ma ei tahtnud öelda, et mõni ei ole, aga tema on kohe selline, et sa näed seda kohe silmnähtavalt. Et jah, ütleme, kui sa oled Roosapanter 2 mängija ja sa mängid kaitses, siis tegelikult ja kogu aeg sa mängid raskemate vastaste vastu, siis ongi raskelt särad, siis ongi see just nimelt väravavahi. Väravavahi roll on väga suur. Tähehetk, jah. Lindberg vistas vahepeal peale, aga see ei tulnud kaitsatust läbi. Kaareste. Ikka värav ette kogu aeg.
aga kaitse on paigas, et ei tehta seda lihtsaks. Et jah, täitsa kiidan Kristit selle eest, et nad ei ole oma mängujoonisest läinud välja, hoiavad kinni, mängivad täpselt kõik need asjad välja. Kes kus neil, siin nähtavalt on mõned sellised mängijad, kes on uuemad, aga nad kuidagi sellist üldist võistkonna pilti nagu ei muuda üldse halvemaks, ma ei ütleks. Nii, nüüd tsoonist. Tsooniviga, jah. Mõni sekund üle 2 minuti jääks pikema pausini. Tuletan meelde, et ärge pika pausi ajal kuskile minge. Meile on öeldud stuudiost varasemalt ja võib-olla näidati juba eelmise mängu ajal, et näete videoklippi Pärnu naiskonnatrennist alustada, kes just sellel aastal kokku kutsuti, kus juures tõuke sai see siis peale naiste hokipäeva. Ja nüüd me nägime siis löökviset. See oli Kadri Veitalu oli see. Jaa, just. Otsib, aga läks ja nüüd uuesti. See sööt jah läks Kadirössist nii lähedalt mööda, et suutis ära segada. Sai hokikepi vahele. Siit hoiatab nüüd pikka litrit, aga jah, viistatakse ära. Et siin on jah, pika litri puhul on ka kohtunikul tõlgendamisruumi, näiteks kui ta praegu oleks tõlgendanud, et Suhman ei jooksnud selle litri peale, et lasi üle joone minna, siis võib Paavalt öelda, et mängige edasi. Just. Lahti vise nüüd Kristis tsoonis Lees ja Kaareste. Kaareste võidab, nagu ikka. Et kunagi ise rääkisin temaga. Vastu on jah väga raske neid lahtiviskeid võita. Kunagi jah, juhtisin tema tähelepanu ka sellele, et ta kogu aeg võidab neid, siis ta muidugi üritas teha nägu, et tema ei tea midagi sellest. Aga ju see tagasihoidlik, kus oli, küll ta ikka teab, noh. Siuke ebamugav põrkav liter. Ja nüüd on vaba. Vaata, millist tööd Salamatiga teed siin tribüüni pealt kohe. Siin on meil oma 20 inimest. Aplaus tuli ka oma fännidelt. Et tõesti oli hea tõrje. Ja mäng. Nii, teine kolmandik läbi. Nüüd tuleb, kas on vist umbes 10-15 minutit pausi. Meie teeme korraks eeteris puhkuse. Ja jääge vaatama, et ma loodan, et pannakse see meie video eetrisse Pärnu naiskonna trennist.
when the sunrise, when the sun. I suffer many thrills that always leave a mark in me. This highway's never ending, it brings you to your knees, but no one's love is like it is. You got no one above you, and so they say you're free, but that's not all that bothers me. I never said
but never stop believing, don't you know? I haven't been around for you, my darling. Surely memories won't guide you home. I have never said a word about it, but never stop believing, don't you know? I haven't been around for you, my darling. Surely memories won't guide you home. I haven't been around for you, my darling. Surely memories won't guide you home. Oleme tagasi nüüd Haabersti jäälis vaatamas siis HC Grizzlies ja Roosa Panter 1 mängu. Seis on meil 2-0, kummalgi toimunud kolmandikul on visatud üks värav, siis Sofia Salamatit selja taha, ehk siis Roosa Panter 1 juhib. Mõlemad on olnud suhteliselt kiired väravad, esimene tuli kas mälu järgi 3. näiteks minutil ja teine tuli lausa teise kolmandiku esimese minuti lõpus. Ja sain ka siin natuke vahepeal tagasisidet, et näidati ka klippi siis Pärnu trennist. Et nende treener on tegelikult ka täna siin ja on juba mõnikord selle mängu emotsiooni rikkuda, sest ikkagi ütleme sadav lumi, täiesti paksus lumesaas on raske, seal 5 minutit mängid ära, siis läheb raskemaks, 10 minuti pärast sa ei suuda enam litritki leida. Jää kvaliteet läheb ka. Et jää isegi ei ole kõige hullem, seal tekivad lihtsalt lumeuinnikud platsile. Lahti visa, ma vaatasin siin vahepeal, on eelmine mäng oli siis neil omavaheline ja jäi 3-0 siis Roosa Pantri kasuks. Ja nagu me mainisime, siis Telensüüle selja taha on Roosa Panter 1 saadetud siiski ainult 1 liter, et saab näha, ma arvan, et päris 1 võib-olla ei jää, aga mine tea, ma mõtlen üldse hooaja jooksul, et saab näha, et Ja värav. niimoodi püüda, et loomulikult siin Roosa Pantril oli emotsioon kohe, et väravast tundus ka siit nii, aga kohtunik oli seal kõrval oma positsiooni, nägi ära liini ja ei läinud see, ei ületanud siis väravajoont. Siin oli jah nüüd Kristlil jah kiire värav jälle ka kolmandikul lõhus. Mäng on siis olnud selline mõlemad naiskonnad ja jälle viskas tagant oli Margit Rand, eks. Need löögid, need tagant, need visked on väga ohtlikud. 2-0 värav, kes ei juhtunud nägema siit, tundub, kas võib pikaks minna. Aga midagi siin kellelgi juhtus, Marirull kukkus. Ma arvan, et vilistati see olukord enne ära.
aga jah, Margit Kranz siis 2-0 värav, väga ilus jõuline värav, mis pani mind ka korraks vaikima, et tagant sinise pealt ja lati alla ja laksuga kohe. Tema visked on väga ohtlikud. Et kui me oleme näinud... Ette ei taha jääda väga. Kui me oleme näinud neid kaugiskeid, aga need kaugiskeid tipuvad vaata ronima, siis see oli ikka täiesti filigraanne. Salamatina muidugi jätkab siin oma tööd, et hoolimata sellest, et see mänguseis on 0-2, siis kui see mäng peaks praegu lõppema, siis on ta ikkagi praegu parim mängija, mis mulle tundub Kristi ridades. Siin keskväljal. Ja selline tennise moodi mäng või isegi squashi moodi mäng, ma ütleks, kes kasutatakse seina selleks. Ja uuesti. Ja ilusti söötis keskele küll siin see kokkumäng selles mõttes natuke ei puudu, et ja vilistati nüüd siin lihtsalt mängija blokeerimine Margit Krannale. Ka see oli jah Susanna Peresinaga tundus ja selles mõttes Margit Krannale natuke õnnetu olukord, et Peresina puhul on tegemist näha kohe, et natuke mitte väga kogenud mängijaga ja see tasakaal ja see isegi, seda ei saa isegi nimetada temapoolseks sukeldumiseks, see lihtsalt juhtuski niimoodi tema oskustele vastavalt, aga 1,5 minutit nüüd mängitud kolmandikku Koger. Eelmine kord, kui oli Krisli ülekaal, siis nad ei saanudki tegelikult Krisli seda ülekaalu neid positsioone ülesse ja nad küll viibisid rohkem väga osava õppe vahepeal jälle kohtuniku poolt. Nad viibisidki rohkem Roosa pantritsoonis, aga nad ei saanud seda ülekaalu nii palju ära kasutada, et tekitada... Jah, seda mängujoonist ülesse. Ja selliseid olukordi ka väga palju ma naistokkas. Nüüd ma olen näinud, aga et tükiks ajaks võetes kinni siin katab kehaga litrit kaareste ja säilitab selle. See on selline individuaalne oskus. Siin nüüd siia viskes selleks küll kogu Kirke Kulla jõud, et Süüle ja Juuso oleks see jätta. Muidugi see väljavise oli nüüd natukene nõrk, et nagu nägid, siis Kristi suutis ikkagi tsooni jätta. Lauk, Koger söödavad oma vahel. Ka ilus vaadata, kaitset ilusti labale söödud. Ja, näha, et seal ka tervitasid natuke üksteist. Aga ilus ise, Süüle tegelikult tundus, et väga lihtsalt püüdis nagu niimoodi muus. Siin sellistes olukordades, kui praegu ka nagu kohtunik tükk aega ei vilistanud, põhjus on lihtsalt selles, et kui otsest ohtu ei ole väravale, siis kohtunik esimese asjana eeldab, et mitte pannakse mängu ja jätkatakse nüüd vasakult Leet. Tegelikult oli Tamberg täiesti keskel üksi, et Skaire ei näinud. Tundus mulle küll, et see sööduliin oli olemas hetkel. Jah, võis olla küll. Aga? Ärmalt korraks pikali. Ja Laugi käes jälle. Neero tsoonist välja. Tsooni viga, jah. Siin seal keskele ma ei pannud tähele, kes selle söödu keskele andis, et siis tööd tuleb välja, aga tegelikult selles mõnes mõttes ei ole keegi süüdi lõpuks. Et ikka juhtub. Aga lahti viisama. Ja siin endiselt ütleb, ega Kristi ei muuda selles mõttes oma mängujoonist, et kui Lauk on hea väraviske, siis tegelikult ta ei lähe sealt kaitsest ära. Teda on seal rohkem siiski vaja. Jaa, aga see hoiab ka sellise stabiilsuse, et kui nad saavad, siis lähevad, aga kaitse on kindlalt paigas ja siis ei lasta Roosa Pantril ehitada
vigastused. Ja vahepeal mitu ohtlikku olukorda, et Salamatina kõik need likvideeris. Rebound isegi, ta suutis seda. Ja nüüd hea või... Et suunas pigem vastase mängijast mööda. Et väga huvitav. Võib-olla kui kunagi tekib võimalus küsida tema käest, et kas tõesti, mina olen olnud väras, minu jaoks rebound on niimoodi, et kui ma saan padja vahele, siis on hästi, aga kas nii on ka võimalik, et sa oledki nii osav, et sa suudad valida lausa, et kuhu sa selle reboundi lükkad? Et ma ei oska öelda, jah. Ei ma ei ole kunagi väravas olnud, Jah, et kui kunagi tuleb temaga näiteks intervjuu teha, siis on kohe teada, mida küsida. Ja mitte ainult tema käest, võib ka teiste väravaside käest. 5 minutit nüüd mängitud, otsustavad kolmandikku. Grizzly nüüd väravarve veel avamata. Mari Rull lükkas välja nüüd tsoonis selle. Siin ei tohi võtta Rosa Panter litrit, nad peavad kõik tulema välja. Kui keegi pealtvaataja imestab, et miks Kulla lihtsalt uisutab litrist mööda, siis sellel oleks järgneda automaatne vile. Et sellistel puhkudel, kusjuures võib isegi saada mitte tavaliselt tsoonivea, nüüd oli pikk litter vahepeal, aga nii-öelda sihiliku tsoonivea, kus viiakse mäng siis hoopis selle patustava meeskonna poolele, mitte sinise joone juurde. Et kui ilmselgelt on näha, et on tsooni viga, sa lähed sisuliselt mängu viivitama sellega. Jah, ja oma poole pealt lahti viskan, ise on alati ohtlik. Kahtlemata. Ja, ega mänguliselt on Rosa Pantri ülekaal olnud kogu aeg. Ja see seis 2-0 on tegelikult suhteliselt seda mängupilti ikkagi peegeldav. Jah, sest survet on tõesti väga palju, aga kaitse püsib paigal. Ja väravaht. Ma muidugi ütleks, et see iseenesest võiks olla mõlemalt poolt mõned väravad rohkem, sest survet on olnud. Aga vaatame, kes on mõlemal naiskonnaga väravas, nii et sinna ei ole lihtne siis visata. 2 liiga parimat väravavahti. Hetkel ma julgen küll seda öelda. Jälle, siit see oli küll mööda minemas, aga ei jätnud Salamatile midagi juhusu oleks. Suunas ära nurka litti. Nüüd on ilusti Rosa Panter saanud siin üles ja söödab Tšupsman. Söödab tagasi, Leet ise. Salamatile liikumine on lihtsalt selline, et kui see sööt on nii-öelda tavakiirusega, et ta jõuab ühest nurgast teise. Et mõnikord võib küsida, et olgu, et see väravaht oli nurga sees, et visati talle sinna logosse, et miks selle kohta tõrje öeldaks? Aga sellepärast öeldakse, et jõuab positsioneerida õigesti ennast. Et tõrje ei pea olema alati see, et sa püüad selle lihtsalt kindaga, või kott kindasse. Nüüd sinna tuli pikk litter, et tuuakse tagasi. Kui tsooni midagi kohtunikud arutavad, lähevad Rosa Pantri pingi juurde. Ja, kas see oli mingi hoiatus? Kuulen, et räägivad, aga mida räägivad, ei kuule. Jah, kes algusest peale ei kuulnud, siis Mari-Liis Kumm on täna ka kommenteerimas ja teinud sellise väikese nüüd möönduse, et sa oled ju Rosa Pantri ühe arst. Jah. Et väga loodan, ma loodan, et siin ei ole vaja sinna minna. Pea peale ei ole sind vaja. Hoiavad pealt, et see mäng kulgeks ilma vigastusteta. Siuke tõstega litter, et siin see kukutamine nüüd loeti juhuslikuks mänguliseks. Kas otsivad. Ja nüüd on väravahi on litter kinni, aga siit on isegi raske öelda, et kas see litter oli seal all või olnud. Istas viimases faasis ta mängiti siit ära, aga kohtunik tegelikult näeb, ega sellised ohtlikud olukorrad ka või lõpuks, kui see ei ole litrit näha ja kõik seal peksavad littridega, et tuleb ka ikkagi mäng seisma panna juba. Jah, see oli kohtikuks. Ja paaresti võiks jälle peale viska, või lahti viska. Paarest söödab värava taha. Reine Kotka. Ei lase, jälle samamoodi, et pannakse küll patja Salamatile, aga väga õige koha peal on ees. Ja kui vahepeal on mahti, siis selle rünnaku käigus võite vaadata lihtsalt, kuidas Salamatile see liigub väravast.
et oleme öelnud, et no ütleme, et nad on seal tehniliselt kindlasti sarnased Schülega, aga Schülel pole sellist survet peal. Et oma oskusi saab Salamatina siin näidata kogu aeg läbi terve mängu. Nii, Hermann. Ja nüüd on ohtlik minek, sest väga ebaõnnestunud olukord. Ei saanud kohe püsti. Jah, oleks olnud ilus või ohtlik minek siin kahekesi. Tundus, et tal oli seal Aga Evelin Roosileht oli kiirelt paigas. Tahmist oli seal väga palju, et keskelt oli ka veel Ross avanemas. Ega jah, tekivad sellised üksikud momendid, siis ega seda võib juhtuda. Üritas minna nüüd viskele. Siin ma nüüd natukene muidugi ütleks juba, et Riisli võib olla natuke väsinud. Jah, neil on ka lühike pink, et eks ei ole kerge. Et selline kauge vise üritada, no oli näha, et tal ei olnud Hermandil enam seda jõudu, et mängida lõpuni. Aga no põhjus on lihtsam, lühike pink ja tegelikult see ka, et ta just enne seda tegi spurdi. Et ega hoopis ongi niimoodi, et lühikese pingiga on seda raske teha, aga teed 2-3 spurti ära ja tegelikult sa peadki juba puhkama. Sellepärast vahetusi peabki tegema väga sageli ja et kui tundub telekast vaadates võib-olla see, et ei vahetatagi, et siis tegelikult need vahetused tõesti on sellised minuti alla peaks olema tehtud, muidu ei jõua taastuda. Just, jah. Et eriti kui see mäng on kiire, siis väsib ära. Ja võib ka jääda mulle, et mis ega see ju ei väsita, kui see libiseb seal. No tegelikult see loo ülessaamine kõik väsitab, tehniline kurvide võtmine ja suunamuutused, see on tegelikult, see on väsitav. Et kes on mõelnud proovida, siis tehke seda. Jaa, kindlasti. Värava taha. Eriti kui on... No nii, nüüd oli ohtlik. Kaarest sai viskele. Et Roosa Mantel surub korralikult. 9 minutit mängitud, viimast kolmandikku 6 minutit jäänud. Seis endiselt 2-0. Eelmine mängija lõppes neil 3-0. Suht sarnane tundub olevat selles osas. Aga siin auverav on veel viskamata, aga selle õnne osaliseks on ainult selle loel saanud üks naiskond. Meil siin proovisime meenutada, et vist oli Everestiga tegu, jah? Everest, jah. Kaarest üritab natuke jalgadesse kullale see suurt, aga proovis kohe tagasi anda. Mulle tõesti... Ja nüüd on ja ei lasta. Tõesti meeldib vaadata, kuidas nende söötudega Roosa Panter otsib neid olukordasid ja nad leiavad ka. Et küll jah, 2 korda on jõudnud... Nad loevad üksteist tõesti täiesti võratult, et... Ja väga kaua koos mänginud ka, ja... Reitalo ei saanud nüüd litrit omaks kukub. Võitlus seal litri pärast. Ega ma arvan, et tegelikult Roosa Panteril on, ma arvan ka juba, ega väsimust kindlasti on. Jah, ega kummalgi võistkonnal tegelikult see pink nüüd väga pikk ei ole. Ei ole jah, et siin Roosa Panteril on pingi peal 6, Kristil 3. No, tegelikult see on oluline vahe tänases mängus kindlasti. Jälle üritades, ei saa laugist mööda mängida. Positsioneerub õigesti, teeb suureks ennast seal. Ja Kadri Reitele jääb Ritter. Ja kes nüüd on jah, tegelikult puudu veel Kristil on Jaanika Väliste. Eelmisel hooajal siis Jaanika Rakku nime all. Neil on jah iga puuduja on neil protsentuaalselt nii suure kaaluga. Kannab tunda. Aga tegelikult ma näiteks, kui ma vaatan nende mängupilti, ega ma ütleks, et ma ei saa aru, et midagi oleks teistmoodi nende mängures. Ikka mängivad samamoodi, ikka on see vasturünnak on ohtlik. Kaitses seisavad samamoodi ära. Jah, nad on vaatamata nendele puudetele, nad on väga stabiilselt hoiavad oma seda mängupilti ja tegelikult ongi mängust mängu on... Ja, on olnud ikkagi suhteliselt edukad, et nii nüüd siin Roosa Panter vist saab rünnakule, et vaatame siin... Jah, Kristil on praegu 4. kohal on, jah. Kohal. 10 punktiga, et samamoodi Everest. 5 võitu. Everest 10 punktiga. Ja Säde on ka 10 punktiga, aga 2 enam mängitud mänguga. Ja 7 mängu üritas siin kulla vahepeal kaarestada sööta, aga jälle, no see muidugi vise ebanõstus ka.
aga oli valmis Salamatina selles. Et ta siin 14 punktiga siis täiseduga juhib Roosa Panter 1. Täda hetkel jah, teine 10-ga, aga jah, 2 enam võetud mängu, aga samas mõned mängud Everestiga 0-1-1 viigis. Et kui siin Roosa Panter 1 esikohta nüüd enne play-off'e kaarest ise jah, kaugelt ja täitsa püütav. Et kui nüüd Everest või vabandust, Roosa Panter 1 esikohta nüüd ei väärata siin tõenäoliselt enam, siis teine, kolmas, neljas on jah põnev ja nemad kindlasti juba siin teevad matemaatikat, et noh, esimeses play-off ringis siis poolfinaalis mitte 4. ja proovid ikka teist või 3. positsiooni. Teine, 3. ei olegi enam vahet, siis nemad lähevad omavahel kokku. On väga võrdsad siin need positsioonid. Ja noh, mis siin see ütleme jah, teine kuni 4. koht peavad vaatama, et Tartu näiteks on kaotanud näiteks punkte loovutanud Wolferinile. Et sealt on neil nii-öelda väljaspool esinelikut, on neil üks kaotus sealt. Just, see oli siis Wolferini ainuke hetkel ja ütleme naiste liigast vist esimene võit. Juhtusin tulema samal ajal nendega ka Tartust tagasi, siis poolel teel saime kokku, ega seal rõõm oli palju neil seal sees. No muidugi. Kuigi jah, see oli nüüd see mäng, mida kapten Tiganik kuulab kindlasti kodus täna ja tuleb selline kerge pisar silma, sest tema sai sealt ebameeldiva vigastuse, mis tähendas, et tema jaoks ongi see hooaeg lõppenud. Ja kohe see kindlasti mõjutas ka Wolferini mängupilti. Tänane esimene mäng oli siis sealt, mida ma tegelikult ise näinud. Ei ole värav. Samamoodi jälle. Küüle pealt keskele sööt ja tegelikult hetkeks sai tundus Salamatinal läks äkki patid vahele ja tema esimene refleks oligi, kohe vaatas selja taha. Et kas on sees? 2,5 minutit jäänud. Noh, siin Risli poole pealt ma ütleks, et kui läheb siin täna parima mängija valimiseks, siis jälle milline tõrje. Siis on, no, ma julgeks öelda väravat. Kuidas see täpne valimine on? Kas see vastasvõistkond määrab selle või? Ei, oma võistkonna poolt. Oma võistkonna poolt, okei. Oma võistkonna treener. Siis no, mina ütleks Salamatina kahtlemata, aga julgeks pakkuda kedagi Roosust pakkust. Keegi on täna ennast ületanud kuidagi või Süüle küll hea väravahina. Väga just ja ühtlaselt mänginud tegelikult, et Diana Kaareste ehk on väga aktiivne olnud ja oi, ja nüüd on Ritter lahti ohtlikult seal. Ei näinud minu arust väravahte seda. Väravahte jah, seal ta on kindlasti osav väravavaht, aga noh, jälle ma pean natukene, ma toon siis nende harrastusvaatajate jaoks seda, et kui sa püüad väravas seda litrit, siis tegelikult tekib alguses selline, mida Salamatina kindlasti ei tee, tema on ümber harjunud juba, tekib selline refleks, et sa üritad peoga püüda, aga tegelikult see kott ei ole üldse sul peos, see on kõrgemal sul käest, ümber käe, et selline, kui sa tavaliselt püüad, ma ei tea, palli või ükskõik midagi, kukkuvat asja, sa püüad käega, aga seal on refleks teine, sisuliselt sa ei püüa seda endale pihku. Oi, ja nüüd on kukkumine, aga tundub seal Ärmandil, kas on uisu teraviga saanud, sest ta mitmes kord on niimoodi, et on nagu kukkunud ja ei ole kohe saanud jalga alla, et mõnikord võib juhtuda, et kuskil saab selle, mõni kild on väljas või blokkeriga tõrje, Trufson viskab. Ja reboundis on ja nüüd me nägime seda olukorda, kui siin sõbralikult patsutavad, aga mänguline olukord oli see, et Lauk kohe libistas ennast värava ei taha ja Ärmand kohe lubatud siis jõu piires lükkas Tambergi lihtsalt füüsiliselt kinni. Et väga ilus selline kaitsetöö. 1,5 minutit veel uskumatult kiiresti väga kiiresti läheb mäng tõesti. Aga on juhtunud ka palju, kuigi seis on 2-0, aga see on väga tempokas mäng, et huvitav on vaadata ja vaatame, kas tuleb veel mõni lõpuvärav. On siin rida, mis on muidugi Roosa Panter, on neid võimalusi. On olnud ilusti, aga ega siit, kui vaadata nüüd, kus see värav võiks üldse tulla ja Lauk nüüd tõuseb, aga ei jäeta peale seda litrit. Siis kust võiks tulla Krisile see värav, siis ega ma ütlen, et ega see Laugi individuaalsest läbi need hetkel võibki tulla, et siin
võistkondlikult meil ütleme täna kahjuks jah, Kellerit ka ei ole ja sellist, nad ei ole suutnud suruda Roosat Pantherit ründetsoonis. Ehk sellised söödu ja ka juhuslikud väravad, need on välistatud tegelikult täna. jah, aga Roosat Pantherit on väga raske sealt niimoodi liigutada. Korraks jõuti küll, Litter jõudis, tähendab siis vastutsooni, aga 20 sekundit pikk Litter siin. 19 sekundit mängu lõpuni. Mäng viiakse nüüd Roosa Pantherit tsooni, noh, siin on veel võimalus. Saab näha. jah, viimane võimalus. Siin Marilisi puhul ma tahan ühte asja veel kiita, et ma tegelikult tahtsin talle vahepeal öelda, et tal on siis nii-öelda kaaskommentaatorina lubatud olla natukene oma kodunaiskonna poolt, aga seda ei ole märganud. Et väga oleme, ma arvan, seda... Kommentaator peab olema erapooletu siiski. jah, ei nii-öelda ekspordina on see lubatud mõnes mõttes, kui oleks ikkagi, sa oled praegu jääl oleva klubi liige, et aga jah, Kulla ei lasta siin tsoonist välja. Oi, ja nüüd on uks lahti siin. Seda olukorda me, kes juhtus nägema... Polegi vist. Kes juhtus täna nägema olümpiokit meeste mängus, oligi sama lugu, tuli lausa 2 või 3 korda tuli uks lahti niimoodi, olümpial. Juhtub ka parimatel. Just. Ja seal oli samamoodi, oligi uks juures võitlus ja noh, õnneks ei mindud sinna suure kiirusega, ega ta ohtlik on, jah. Ja kohe mäng läbi. Ja 2-0, Roosa Panther. 2-0, jah, Roosa Panther sai teenitud võidu, ma ütleks, aga skoori poolest oli 2-0, aga noh, ikkagi kindel võit 2-väravalina. Aga ega neil midagi lihtsalt ei olnud, et... See oli ilus mäng tegelikult mõlema poolt. Ega siin väga palju poleks ka puudu olnud, et oleks see võinud ka lausa 0-0 lõppeda. Väravad siis kiired väravad esimesel kolmandikul, siin protokolli ei ole ja tuli selline värava esisest võitlusest, esimene ja teine siis Margit Ranna väga ilus kaug ise tagant. Ja sinna ei olnud väravail midagi vastu panna enam. Ei, seda ei andnud kõrjuda. Nii, nüüd on meil... Parimate mängijate valimine. Vaatame, mis me siin ütlesime, et sõna mõtlesime äkki paarest ja vaatame. Võib-olla ka... Jah, tegelikult kõik on ilusti ühtlaselt mänginud, et... Ja ega Kristi poolt oli tubli ka... Jah, Salamaatine. Et rõõm on näha, et me saime samamoodi mängust aru nagu siis, kes sa ütlesid, kes neid valivad? Treenerid, jah. Ei kuulnud mina. Reine Kotas, 75. Ka oli täna aktiivne palju. Oli väga, jah. Äkki võib ka otsustada, et võib-olla siis esimene värav äkki oli tema oma. Ründe kolmik, et Diana Karest ja Reine Kotas ja Kirke Kulla, et tegid seal palju tööd. Jaa, aga tegelikult nüüd sa kindlasti kibeled sinna riietusklubi tagasi. Ja nagu me ütleme kiiresti alati, et täname vaatamast, vaadake kava, siin väga palju muutusid praegustes oludes ja kohtume kindlasti eetrivahendusel veel. Just, et järgmine nädalavahetus ei ole mänge, aga ülejärgmine nädalavahetus juba on neid kohe mitu. Jah, väga hea, tänud vaatamast. Nägemist!